Õed Meid olid esimese maailmasõja ajal noored täiskasvanud ning nende kunsti mõjutasid nende kogemused sel ajaloo tormilisel perioodil. Naiskunstnikelt oodati ehk teistsuguseid töid, vähekene naiselikumaid, mitte aga nii otsekoheselt ja oma aega kommenteerivaid teoseid. Õed Meid käsitlesid naiskunstnike jaoks ebatavalisi teemasid ning avalikustasid ka varju nime alt selliseid käsitsi loodud raamatuid. Kindlasti on seal oma osa huumorimeelel, et nad võtsid endale selliseid meestegelasi, karaktereid, kelle nime alt tehti karikatuure ja kirjutati siis ka raamatuid ja luulekogusid ja need luulekogud kohati heitsid nalja meie luuleklassikute üle, kes olid Vistapuu ja teised tolleaegsed autorid. Õed Meid osalesid esmakordselt näitusel, kusjuures toona ainsate naistena Kunstiühingu Pallas kevadnäitusel 1919. aastal. Selle 3 õe näituse juures on eriline ka see, et siin saab tutvuda nende õdede ajalooga ja elu kulgemisega. Näiteks saab teada, kes millal kellega abiellus, kellel sündisid 4 tütart ja kes siis kuhu lõpuks ikkagi kolis ja mida ametilt õppis ja tegi. Muuseumi arhiivis on õnneks nii Natalia kui Kristiine arhiivid ja fotod, et sellel näitusel tugevalt siis toomegi ja toetume just nende mälestustele ja sellele fotomaterjalile ja tahame seda ka vaatajale pakkuda, et milline oli siis 3 andeka tulevase kunstniku kodu ja koht, kust nad tulevad, millised olid nende sõbrad ja toonane maailm. Näitusel on välja pandud mitusada tööd, mis toovad välja õdede mitmekülgsuse ja unikaalsuse. See on värske, rõõmus, värvikas, siin näeb väga palju toredat akvarelli, aga samas siin on ka kõvasti teemasid, millesse saab süveneda ja lausa mitu korda neid vaatamas ja uurimas käia. Igal õel oli enda unikaalne anne. Esimene, kõige vanem neist, Kristiine Mei, siis lõpetas Ateneumi kunstikooli Soomes esimese eestlasena üldse ja temast sai skulptor, tema väikseid skulptuure me näeme siin kõrval ja Liidia Mei, jällegi keskmine õde, oli siis väga silmapaistev akvarellist ja oli arhitektuuri õppinud Peterburis üldse. Noorim õde Natalia tegeles teatrikostüümide loomisega. Ta ei leppinud vähesega ja sellega, mis leidus laoruumides, vaid leidis alati viisi uute kostüümide rajamiseks. Muide, tema pärandiks on Natali Mei auhind, mis antakse välja Eesti Teatriliidu poolt. Neil oli ka vanem vend ja tegelikult ka veel üks õde, kes kahjuks noorelt suri, aga on näha, et nad on olnud selline kokkuhoidev perekond ja Liidia ja Natalia isegi elasid kahekesti koos väga pikalt selle elu lõpus Nõmmel, hooldasid oma ema kuni tema elu lõpuni. Kumus saab Õdede Meid elu ja kunstiteostega tutvuda alates homsest.